Sa oled murdmaasuusataja, kelle tegemisi jälgitakse üha suurema huvi ja tähelepanuga. Sa võistled maailmakarikasarjas ning esindad Eestit tiitlivõistlustel. Hiljuti võitsid sama esimese MK etappi, tõsi küll rullsuusatamises. Lisaks sportlaskarjäärile teed sa ilma ka sotsiaalmeedias, jagades oma teekonda ausalt ja inspireerivalt, tuues fännideni nii võidurõõmu kui ka tippsportlaseks olemise argipäevased väljakutsed. Suusatama hakkasid sa juba 8-aastaselt. Millal ja kuidas tekkis teadmine, et see pole üksnes lõbus ja sportlik ajaveetmise viis, vaid kutsumus, mille nimel oled valmis tegema rasket tööd ning investeerima oma aega, energiat ja ressursse? No juba 8-aastaselt ma nautisin seda, mis ma tegin, mulle meeldis sporti teha. Kogu aeg käisin trennis või kui ma trennis ei käinud, siis ma lihtsalt tegin midagi sportlikku. Aga lihtsalt ma nautisin, sellepärast tegin ja see läks kõik väga loomulikult, aga kus ma sain tõsiselt aru, et ma tahan suusatamisega tegeleda, oli siis Audentese spordikoolis. Ja seal ma nägin, et kui mu tulemused piisavalt head peale gümnaasiumi ei ole, siis arvatavasti mu sportlaskarjäär saab läbi. Seda ma ei tahtnud ja sellepärast ma pingutasin veel rohkem ja siis saingi aru, et kui palju ma pingutada ja sealt see algas. Murdmaasuusatamine on Eestis pikkade traditsioonidega ala, kuid tippu jõudmiseks tuleb silmitsi seista tohutu treeningmahu ja rahvusvahelise konkurentsiga. Mis on olnud sinu senise arengu juures kõige olulisemad verstapostid? Ma arvan, et oligi see areng, mis ma tegin siis spordikoolis, oli üks tähtsamaid, sealt ma sain selle distsipliini ja järjepidevuse ja siis ma arvan, et ka eelmisel olümpial siis eelnev hooaeg, kus ma arvan, et ettevalmistus läks hästi ja siis peaaegu võib öelda, et napilt sain olümpiale, aga sain ja siis tiimisprinti tiimi ma ka alguses ei kuulunud, aga päev enne sain küsimused, kas ma tahan ja ma ütlesin, et ma tahan võistelda ja meil läks seal päris hästi ja ma arvan, et see oli ka üks koht, mis oli nii-öelda tähtis minu karjääril. Milline on sinu igapäevane treeningrutiin ja kuidas hoiad sa end motiveerituna, kui tulemused ei tule koheselt? No treeningrutiin on hästi ongi hästi üksluine suures pildis, et enamasti suvel on ju 2 trenni ja lõunauni ja kõik söögid ja selline, et hästi süke rutiinne, mis mulle väga meeldib. Aga mis mind siis motiveerib ongi see, et mul on üks suur eesmärk, mille poole ma püüdlen ja siis ongi miski nagu ei tule selle ette. Rääkides möödunud hooajast, siis milline oli sinu jaoks hooaja kõige tähendusrikkam hetk ja miks? Eelmisel hooajal oli kindlasti siis Tobla 15 kilomeetrit, no see oli kuskil 20, kuskil seal. Igades, kus ma jäin siis 15-ndaks, see oli väga tähtis. See oli mu karjääri parim tulemus ja see nagu ütlebki enamasti kõik ära. Tänapäeval ei määra tippsportlase edu ainult tulemused. Nähtavus ja oskus oma lugu edasi anda on muutunud sama oluliseks kui rajal tehtud töö. Kuidas näed sina sportlase rolli selles uues reaalsuses? No minu jaoks ongi juba pikemat aega olnud sportlane rohkem kui sportlane, et ta ongi meelelahutaja ja sellepärast ma olen ka teinud seda sotsiaalmeedia poolt, et teha seda meelelahutust juurde ja näidata siis seda poolt, mis jääb sinna võistluse kõrvale, et ei ole ainult see võistlus, vaid on väga palju muud seal kõrval. Sa oled sotsiaalmeedias avatud ja aktiivne, tuues jälgi ette nii treeningud ja võistlused, aga ka igapäevaelu. Milliseid sõnumeid või emotsioone sa tahad oma fännidele edasi anda? Ma arvan, et viimasel ajal mul on kõige tähtsamaks muutunud see, et sport on lõbus ja et ükskõik, mis see sport on, seda on lõbus teha ja see annab nii palju kaasa muule elule, mis on siis spordiväliselt ja üldse üldiselt elus aitab nii palju kaasa, et spordist õpib nii palju ja ongi see, et kuidagi näidata seda, kui palju siis sport aitab kõigele kaasa ja kui lõbus see on. Ees ootab uus hooaeg.
maailmakarikasari ja olümpiamängud. Mis sind praegu kõige rohkem motiveerib ja kuhu tahad jõuda nii sportlase kui mõjuisikuna? No hetkel on suur eesmärk ikkagi olümpia. Seal loodan, et olen enda tippvormis, suudan kõige paremaid tulemusi teha, aga eesmärkidena ma tahaks ikkagi sõita terve hooaeg stabiilselt top 30, et see on mul siin eesmärk olnud pikemad aastad ja ma arvan, et selle tahaks ära teha. Aitäh, Martin, ja edu sulle järgmiste tippude vallutamisel!